kardan, ma proovisin hakkama saada keskkonnas, mis tegelikult tegi meid kogu aeg katki. Ma ei tee ka muutust, sest ma kardan. Ma tegin oma tööd sellepärast, et jah, ma sain sealt raha, ma sain oma arved makstud. Tegelikult seal mitte midagi muud ei olnudki. Siis nagu tekkis selline kergustunne. Ma olen jõudnud sellisesse punkti, kus ühesõnaga ma tulin töölt ära. Ja sest ma sain aru, et see, mis ma teen, see ei ole mina enam. Ma olen 10 aastat teinud midagi sellise alatooniga, et äkki ma õnnestun, äkki tuleb välja. Ja läinud ühe ameti juurest teise juurde ja lihtsalt, et uuesti proovida seda kõike seda sama erinevates keskkondades. Aga ma hakkasin kunagi seda tegema üldse sellepärast, et lihtsalt mul oli vaja raha kuskilt ja ma hakkasin seda tegema. Ma harjusin sellega ära ja ma jäingi seda tegema. Ma võtsin omaks hästi erinevad rollid, ma tegin erinevaid ülesandeid ja see hakkas ka muutma seda, kuidas ma iseennast defineerin. Et töö muutus millekski selliseks, mis hakkas mind ennast defineerima. Ehk siis mul on müügitaust, minu sellised mõõdikud olid käive, kui palju sa helistad klientidele, kui palju sa paned diile lukku ja see hakkas ka mõjutama otseselt seda, kuidas ma ennast tundsin. Kui mul oli hea päev, siis ma tundsin ennast hästi, kui mul oli sitt päev, siis ma tundsin ennast ka sitasti. Ja näiteks kui oligi periood, kus üldse mitte midagi ei tule, siis ma tundsin ennast täiesti väärtusetuna. Ja tegelikult see kogu aeg nagu hakkaski kuhjuma, see hakkas hästi sisse kodeerituks saama ja see hakkaski minu identiteediks kujunema. Selles osas just, et ma hakkasin ennast defineerima nende mõõdikute järgi, mis mõõtsid minu töö tulemusi. Ja polnud ka üldse imestada, miks ma ennast vahepeal üli halvasti tundsin. Ja siis ma jäin mõtlema, et nagu ma proovin olla keegi, ma proovin olla mingisuguses keskkonnas, ma proovin seal hakkama saada ja ma proovin ennast teha kellekski, kes ma tegelikult sisimas ei ole. Mul võib see välja tulla, aga see ei ole päriselt mina. Ja mul on aeg hakata ise ennast defineerima, sest ma ei jaksa enam endale valetada, ma ei jaksa otsida neid põhjuseid enam, miks endale midagi ilusamaks teha hästi jõua. Ja ma võtsin ette täiesti uue teekonna. Ma tulin töölt ära, ma olen omapäi, ma kardan, ma ei tea, kas ma saan hakkama, kas ma õnnestun või ebaõnnestun, aga selles osas mind lohutab see, et tööle ma saan alati tagasi minna. Aga ma pean proovima seda. Ma pean tegema seda, milline ma seestpoolt olen. Ehk siis ma pean uuesti saama ühenduse sellega, kes ma olen, mis mulle meeldib teha, mis on päriselt minu tugevused ja samal ajal ka hoolitsema selle eest, mis mulle hästi mõjub. Ja ongi, kui ma pean, et ennast hästi tunda, siis ma pean tegema tegevusi, mis mulle hästi mõjuvad. Ma pean liikuma palju, et ma saaks mõelda, ma pean endale esitama füüsilisi väljakutsed, ehk siis jooksmine sobib selleks väga hästi, sest see aitab mul alati meeles hoida seda, et iga lambi ärevus ei mõju mulle ohtlikuna. Ja ma pean olema järjepidev selles, ehk siis ma pean tegevused, mis mõjuvad mulle hästi, ma pean need nii lihtsaks tegema. Ehk siis, et mul oleks lihtne neid ka kogu aeg uuesti teha, korrata. Ehk siis näiteks, kui ma tahan jooksma minna, siis ma pean endale jooksu asjad valmis panema, sest muidu ma ei viitsi seda teha. Kui nad on seal, vaatavad mulle otsa, siis mul lihtsalt järgmine mõtlen see, et okei, ma panen nad selga. Kui need asjad on mul seljas, ma teen soojenduse ära ja siis järgmine loogiline samm ongi see, et ma lähen jooksma. Aga kus see kõik mind edasi viib? Mul pole õrna aimugi. Ma tean seda, et läbi selle 10-aastase struggle'i kõik need depressioonid ja ärevushäired on aidanud kuidagi paradoksaalsel moel mind tuua selleni, mis mulle päriselt meeldib. Mulle meeldib suhelda, mulle meeldib probleeme lahendada ja mulle meeldib see, et kõik need raskused, mis ma olen läbi käinud, need on mulle õpetanud seda, et tegelikult inimene on jõhkralt tugev ja inimene on ka jõhkralt hea kohaneja
ta suudab ükskõik milliste raskustega toime tulla ja ta suudab ka taastuda väga ränkadest traumadest ja ma õppisin kogemusnõustajaks ja see on asi, mis paneb mul südame põksuma. See on see, mille pärast ma hommikul püsti tõusen. See on, ja kui ma nõustan inimesi ka, siis see sära, mis neil silmadesse tagasi tuleb, see eneseusk, mis neil tekib, ja see on ka üks nagu põhjus, miks ma seda teen. Kõik ülejäänud, mis sellega kaasab, see on lihtsalt boonus, aga just see, et sa aitad inimesel jõuda sinna, kus tal vaja jõuda on. Mis toob ka mind tagasi siia punkti, et kui ma tegin 10 aastat midagi, mis mulle päriselt ei meeldinud või ei olnud nagu selline loomutruu, siis ma proovisin hakkama saada keskkonnas, mis tegelikult tegi meid kogu aeg katki. Ma olen 3 korral läbi põlenud, ma olen haigestunud depressiooni, mul on tekkinud ärevushäire, ma olen olnud, või no tegelikult ma ei tea, ma ilmselt siiamaani olen alkoholisõltlane, aga ma lihtsalt ei joo. Aga mulle ei meeldi nagu endale panna mingit silti külge, ehk siis ma tahan olla inimene, kes ei joo ja seda, et ma ei jooks, ma pean tegema tegevusi, mida teeb inimene, kes ei joo ja see on kui mul aidanud olla nüüd 4. aasta kaine. 3 on täis, 4. jookseb. Aga ma mõtlengi seda just, et kui palju võivad veel lõksus olla sellises keskkonnas, mis neid ei teeni ja mis teeb neid katki. Ja ka see, mis on mulle nii tuttav olnud, et ma ei tee ka muutust, sest ma kardan. Äkki ma ei saa hakkama, äkki läheb paremaks. Äkki igasuguseid hirme on ühesõnaga. Ja see kannatamine on saanud ka nii tuttavaks, et see on harjumuspärane, see on ettemäärav ja uus ja tundmatu tundub kuidagi stressi rohkem ja et ma ei tea, kas ma olen ikka päris valmis ja ma ei tea, kas ma ikka olen suuteline seda muutust ellu tooma. Ehk siis ma jään sinna samasse keskkonda, mis teeb mind katki, mis võib-olla ei teeni mind, mis põhjustab mulle kannatusi, aga ma teen seda millegi pärast, mis pakub mulle turvatunnet, et näiteks ma tegin oma tööd selle pärast, et jah, ma sain sealt raha, ma sain oma arved makstud ja tegelikult seal mitte midagi muud ei olnudki. Ma sain oma arved makstud, ma sain sealt raha, et ma ei tea, poes käia, süüa osta, vahepeal reisil käia. Sellist nagu sügavamat touchi ei olnud enam. Alguses muidugi oli, kui ma üldse läksin ülikooli kõrvalt tööle. Aga mingi hetk nagu need töökuulutused on, et me otsime kirega töötajat. Me otsime sellist kohusetundlikult inimest, aga see ei ole midagi, mis on nagu sul by default olemas, mis on sul vaikimisi olemas, vaid see on see, mis tekib kõige käigus. Kirg tekib siis, kui sa armastad millegi tegemist. Näiteks nõustamise puhul ma uuesti tunnen seda kirge. Kui ma alustasin nõustamisega või kui ma lõpuks sain kogemusnõustajaks, siis ma ju hakkasin 2 asja korraga tegema. Ma tegin seda nõustamist ja ma jätkasin oma päevatööd. Aga ma ei olnud siis päriselt seda õppetundi veel saanud, et kui sa teed mitut asja korraga, siis sa saad teha neist ainult ühte hästi. Ja kui sa tahad mõlemat hästi teha, siis sa pead ka midagi ohverdama. Eks ma natuke ohverdasin kogu aeg ja kuni ma lõpuks nagu jõudsingi arusaamiseni, et tegelikult minu hetke kirg, minu hetke kutsumus on see nõustamine. Ja ma olen nii õnnelik selle üle, et ma vaatasin, ma pean päevikut ja minu päevikus on ligi 4 aasta mõtted ja sealt joonistus nagu nii lihtsalt välja, mida ma tegelikult teha tahan, millise valiku kasuks ma pean otsustama. Ja kui ma lõpuks selle otsuse vastu võtsin, siis nagu tekkis selline kergustunne, et ma liigun nagu ikkagi enda eesmärkide poole ja ma vaatasin, et ma olin enda eesmärkideks kirjutanud sellega, et kui ma 30 olen, siis ma tahan töölt ära tulla, palgatöölt. Tulin, hirmus on, kardan, räigelt hirmus on, sest mul ei ole nagu sükest ega midagi lihtsamaks ei läinud ja olukord võib-olla läks isegi veel finantsilises mõttes nagu raskemaks, aga ma tean, et see raskus viib mind kuskile. Ma saan teha seda,
mis on minu sisemusega kooskõlas ja see teeb mulle hea tunde. Ma ei ole ennast üle pika aja nii hästi tundnud, kui ma ennast praegu tunnen. Mul on huvi, mul on motivatsiooni, mul on tahtmist, mul on optimismi ja olgugi, et on raske, saab selg sirge hoida ja öelda, et nagu ma saan hakkama sellest kõigest olenemata. Muidugi mul on hästi palju momente, kus ma tahan käega lüüa ja alla anda ja võib-olla pöörduda tagasi selle juurde, mis oli tuttav ja harjumuspärane. Ja see on nii haige tegelikult. Kui sügavale on mulle sisse kodeeritud need põhimõtted, kuidas elus hakkama saada ja milline elu üldse peaks olema või kuidas seda elada. Et see algus ongi lapsepõlvest, koolist, siis juba hilisemast elust ja on ju kuni praeguseni välja. Ja kui suuresti ma olen mõjutatud sellest, see otsus, et töölt ära tulla, see on minu otsus, aga ma olen endiselt nagu mõjutatud sellest, kui ma sellest vanast elust veel nii tugevasti mõjutatud, et ma nagu käitun alateadlikult endiselt seda moodi või seda viisi, et näiteks ongi see, kuidas ma praegu viimased 2 kuud olen toimetanud. Ma toimetan enda reeglite järgi, määran iseenda ajagraafikud, ülesärkamised, magamaminekut. Ma defineerin ära, mis on produktiivne päev, mis on mu ülesanded, kui palju ma pean midagi tegema. Ja seespool on ikka see vana programm, et umbes nagu mõõdikut, et palju ma käivad teen, palju ma kõnesid teen, palju ma meile saadan, palju mul kohtumisi on ja kui palju ma kontoris olen, mis kellast kellani ma kontoris olen. Ja siis see nagu endiselt üritab defineerida seda, kui väärtuslik ma olen või kui palju ma saan endaga rahulolu tunda või kas ma nüüd tegin hästi või kas ma tegin valesti. Aga see, kuidas ma defineerin nüüd ise, seda on kuidagi nii harjumatu endiselt veel tuua sisse. Aga ma tean, et kõik võtab aega. Ma olen alles nüüd paar kuud seda rada käinud ja ma usun, et siit tuleb üks vinge elumuutus ja äge sõit, äge rada, äge teekond, kohtun hästi paljude ägedate inimestega. Aitäh kuulamast, näeme järgmine kord.